siin Lääne-Virumaa, siin Kulina küla. Tere tulemast 11. maleva kokkutulekule, kus omavahel asuvad mõõtu võtma erinevad malevarühmad üle Eesti. Mul on rõõm tõdeda, et kohal on kõik favoriidid, kaasa arvatud eelmise aasta meister ja tiitlikaitsja Unipiha. Ja vaatamegi, kes on siis need 40 rühma, kes omavahel pingilisse võistlust tulla asuvad. Tabelist on näha, et kohal on nii linna sisesed kui linna välised rühmad. Tundub, et on oodata väga tasavägist heitlust. Lähima 3 päeva jooksul leiavad vastuse ka mitmed eelnevalt kirgi kütnud küsimused. Nagu näiteks, kas Ranna Rancho on oma jooksmisoskust lihvinud koos pullidega põllul joostes? Kas Statoili rühmad on lisakütet võtnud, et võistlustel mootor täistuuridel töötaks? Ja mitme lapse isa on ikkagi kuulus ja kõigile tuntud Superman? Ja vaatamegi, milliste nippidega üritavad siis erinevad rühmad see aasta lipukonkursi võitu saavutada. Nii, keda näeme siis sisenemas staadionile? Näeme, et kaamera läheneb ahjarühm, kes on rõhku pannud kolmnurksele vormile. Saabub mingi puuront. Läbi Pühajärve lippu on vist lennanud mingi lind. Samuti vist on populaarne see aasta kaasmalalaste orki lükkamine. Näeme, et üks nendest on lausa anorektiliseks näljutatud. Tarksi malev üritab jällegi võitu saada läbi ümarate vormide. Tundub, et puumotiiv on see aasta väga populaarne, sest näeb juba mitmendat puud lipul. Kindlasti suur pretendent on Statoili väga detailne lippe. Järgmiseks saabub Ranna Rancho, kes on säästnud inimesi ja orki lükanud lamba. Siin näeme mingit loosungit, millele järgneb järgmine loosung. Ja jälle puud, ja jälle puud. Leitud on ka üks eelajaline draakon, keda jällegi ei lasta mitte rahulikult puhata, vaid kasutatakse lipuna. Lõpetuseks nägime ka üht lehmakujulist jalgratast. Huvitav, kas see on transpordivahend või siiski lipp. Ja juba olemegi jõudnud võistluste peaareenile, kus peetakse viimased kõned ning antakse üle tervitussõnade. Tehakse ka traditsiooniline ühine foto. Poisid võivad neiud sülle võtta, võrdõiguslikus neiud võivad poisid sülle võtta. Veel on kõik omavahel sõbralikud ja võistluspingest pole veel suurt märki. Juba kogunetakse aga boksialale, kus koos taustajõududega hakatakse valmistuma järgmisteks võistlusaladeks. Asumise on parim, suumi kõik on koos. Teevad tööd ühes koos, aitame kõiki, keda vaja ja saame positiivset vastu ka ja. Mis te teete siin? Meil on harjutamine lauluks, kuna me ei ole seda veel jõudnud harjutada. Kuidas läheb? No, eks ta vaikselt veereb. Võidu poole. Võidu poole, jah? Kasvare välin Maria Neema, meie rühma juhid Väino, meie vana Seevu ja Piitsu, ta ja suure Valgerve, meie omad sai, kõigil alati naeratus allai. Valgerve, meie omad sai, kõigil alati naeratus allai. Oleme liikunud oma kaamerate ja mikrofonidega võistluste žürii ruumidesse. Pakud konkreetselt puuhalud mulle nagu kindlaks teha. Jõu. Laura peresta. Ja nüüd on kõlma šampanjad. Ühesõnaga ma tõmbaks me kaivil teibiga omal puuhalud. Näeme, et pingeliseks tööks valmistuvad ka hoolsalt žürii liikmed. Tees end kauniks erinevate professionaalsete meigivõtetega. Vahepeal on meieni aga jõudnud Maleva 8 võistluse esimese ala paremusjärjestus. Vaatame, kes saavad siis millised punktid. 3. koha ja 8 punkti saab Juuru oma juhuslikult majadega välja kaevatud eelajalise dinosauruse eest.
teine koht ja 9 punkti Vahessaare, seda lehma ning jalgratta eduka ristsugutuse eest. Ning võit tõesti, Statoil 10 punkti oma väga detailse hotdogi reklaami eest. Selline on siis paremusjärjestus peale lipuvõistlust. Loomulikult ei saa sellest teha kaugeleulatuvaid järeldusi, kuna tegemist on alles esimese võistlusalaga. Juba jõuamegi järgmise võistlusala juurde, milleks on maleva lauluvõistlus. Tutvume siinkohal väga auväärse žüriiga, kelleks on Arno Toksmaa, Koit Toome, tere! Härra Uno Loom, alati kaunis Kerli Padar ja halvasti päevitunud Tiina Törner. On uued sõbrad, neid pole palju, aga nad on miinus sõbrad. Saarame, põllule tormame, asselpaju hooldame, tipuoksi lõigume. Jutud levivad, et praegu tuleb nagu selle maleva parim rühm. Ma lootsin, ma petan ära, et ma olen mingi suvaline jors, aga tegelikult nad on minu noored. Nurgast märkan juhti ja siis ma su sõda lähen vakti. Valgjärve meie omaks sai, kõigi alati naeratus on lai. Valgjärve meie omaks sai, kõigi alati naeratus on lai. Meile üheskoos sagussa mitte koos, asjaine sellest, mida me loodame, et täpselt nagu need vidikajooned meie näos on nüüd alati meiega, olete ka teie leidnud selles suves endale midagi erilist. Aitäh! Dus bois le juru. Vabandan oma hispaania keele pärast, see on pisut rooste läinud. Juru on siis lauluvõistluse võitja ja vaatame siis, milline on paremusjärjestus peale teist ala, milleks oli maleva lauluvõistlus. Ja punktid on järgmised. Korrastame paremusjärjestuse ja mida me näeme? Liidriks on tõusnud Juru 18 punktiga. Neile järgnevad pingelist võistlust pidavad Vahessaare ja Pühajärve 1, kellel on mõlemad 15 punkti. Neile järgneb vaid punktilise mahajäämisega Rannarancho 2 ja Valgjärve 2. Esimest õhtut jääb lõpetama Medalplaasal toimuv pidu, kus 2 päeva pärast saavad pärjatud ka parimad rühmad. Seekordseks esinejaks on Sveata Vatra ning neile järgneb Super DJ-de löögirühm. Käes on võistluste teine hommik. Kui esimesel päeval said eelise need rühmad, kelle trumbiks oli vaim, siis nüüd on lõpuks jõudnud kätte alad, kus saavad hiilata ka need rühmad, kelle trumbiks on jõud. Alanud on köietõmbe
ja võrkpalli ning üllatusala käsnakalle loopimise alagrupi mängud ning hiljem päeva jooksul toimuvad ka teatejooksud. Juuru valmis? Jaa. Vahetada valmis? 3, 2, köietõmbamise näol on tegemist vana olümpialaga. Viimati nägime köietõmbamist olümpiamängude programmist 1920 aastal Antwerpenis. Kahjuks pärast seda ei ole köietõmbamist enam olümpiamängude kavas nähtud, kuid vaadates, kui entusiastlikult tirivad need noored siin seda köit, kui suur on kirg selle prestiižika ala võidu vastu, siis usun, et ühisel jõupingutusel võib kunagi köietõmbamist jällegi näha olümpiamängude kavas. Nii, tähelepanu, valmis olla! Räiges läbi. Nii võrdne oli alguses, aga kaotasime äkki, aga... Valmis olla! Midagi ehmast! Siirdumis vahepeal kaameratega köietõmba alagrupist eemale ning vaatame, millest koosneb siis selle aastane maleva teatejooks. Esimeseks alaks, nagu me näeme, on kotijooks, milles kindlasti oleks olnud tugev Kopli esimene rühm, kui ta oleks kohale jõudnud. Sõvermalu 2, võtab Köie ja Pühajärve 2. Järgmise vahetuse ülesandeks on korjata kõrrega herneid ühest topsist teise. Pühajärve 1 ja Valgjärve 2. See on ala, kus oleks kindlasti suur eelis tuvidel. Kolmanda vahetuse ülesandeks on purustada süda. Seda õnneks mitte otseses mõttes, vaid õhupalli näol. Neljas vahetus on kindlasti poiste lemmikvahetus, sest just teismelised noored on alati näljas ja siin vahetuses on neil võimalus oma kõhtu kinnitada süües küpsiseid. Pallis tee ja keskleed 1. Siis järgmisena tuleva Sõvermalu 2. Ja nõnda olemegi jõudnud viimase vahetuseni, milleks on veider ussijooks. Tundub, et mingil kahtluse põhjusel osad võistlejad naudivad seda, osadele paistab see ka valmistavad kohutavat piina. Ja ongi finiš. Selle jooksu võitis Pühajärve, kes sai aja 2 minutit ja 11 sekundit ja selle koos 7 punkti. Õige toitumine on võistlustel väga tähtis, et saavutada hea tulemus. Nüüd näemegi, kuidas võistlejad on siirdunud toitumisalale, et kinnitada oma keha, saavutamaks häid tulemusi just spordivõistlustel.
Kutsun väljakule Marjamaa 1 ja Ranna Ranka 1. Kas te olete olemas? Vist ei ole kumbagi. See on vähemalt sellega lihtne. Oi. 8, 12. Nagu mingi iroonia. 13, 8. Pingeline on, noored vihkavad juba. Teen karmi otsuseid. Selgunud on teatevõistluse lõplik paremusjärjestus. Õnneks ei antud sisse ühtegi protesti ja kõik tulemused jäid jõusse. Esikohta jäid jagama Vanalinna 3. ja Statoli 4. rühm. 3 ala kokkuvõttes on tabel järgmine. Juhib endiselt Juuru, neile järgneb endiselt Vaessaare. Küll on aga 3. tõusnud Valgjärve 2. rühm, kes on möödunud Pühajärve 1. Süstige, las mängivad. Mine võtta on ja pane vette siis ka rahulikult ja Valgjärve lömastab. Ma ei tea, kes ma saab. Ära saa viska tugevalt, see ei ole hea taktika. Jalad piitas. Mõni nime saad kätte. Võtta, tema nüüd. Kõik on sinu teha. Väljas! Kes sa oled? Valgjärve 3! No ikka tiimitöö, parimad tiimikaaslased ja kõik on ja Siim Tartust. Siim Tartust on meil. Ma mängisin just Slammi rahvastepalli ja nüüd mul on kõik näomaalingud laiali ja ma ei saa ära seda. See jääg, see vesi on nii hea küll. Kapten ka. Pane vett! Ära, anna rahulikult neil. Ta vist üle, jaa. Ja nüüd pane välja. Võetus Henri mine vist. Ja märkamatult ongi teine võistluspäev jõudnud õhtusse, mis oli täis sporti ja võistlemist. Lisaks teatejooksu parimatele on teada ka finalistid köietõmbamises, võrkpallis ning käsnakale loopimises. Kuid võistlushing ei jäta noori maha ka õhtustel vabal ajal, hoitakse end vormis ja toonuses järgmiseks päevaks, tehes erinevaid vahvaid võistlusi täiesti omal algatusel. Viisil tuleb imeda seda kaarti ja vastuvõtja peab puhuma seda kaarti. Kui see kaart maha kukub, siis on see üleandja viga, ehk siis see, kes tahtis kaarti edasi anda, võtab selle maast üles, puhub puhtaks ja proovib uuesti üle anda. Läheme nüüd siit ülekud lähemal üks teisele. Ja mussi tule siia. Just nii, naistevaheline armastus on ilus armastus. Äkki väikse. See jää üldse. Ei, mis käsi? Nüüd imege kauem. Ära hammusta ime,
hetk on see. Ime lõppu! Teise päeva tegevuste sisse mahtus ka filmiõhtu, kuid nagu malevale kombeks ei olnud tegemist mitte lihtsalt filmiõhtuga, vaid võistlusega erinevate rühmade vahel, kus kõik rühmad tegid oma malevafilmi ning esitasid selle võistlusprogrammi. Parimateks filmideks hääletati Sõmmerpalu esimese film, Vahestsaare film ning 3. koha sai Marjamaa 2. Filmid hinded muutsid ka paremusjärjestust meie edetabelis. Vahestsaare on suutnud juurust mööda tõusta ning on nüüd ise esimesel kohal. 3. on taas Pühajärve esimene. Aga mul on hea meel öelda, et meie ette nüüd ja praegu on astumas meie malevarühma juhid. Tuleb, läheb. Pidas kõned. Siis mõtlesin täitsa pekkis. Kus kuradit kohas ma olen? Pidas olemas on tule. Pidas üle maailma. Pidas olemas on tule. On kokku tulen käest. Siin oma tuppa. Ma olin õnnelik. Me ju jumelnasime laulne. 3 nädalat ei ole meil. Pidas olemas on tore. Viskased üle maailma. Pidas olemas on tore. Kokku tulen käest. Pidas olemas on tore. Halleluuja tõesti, halleluuja. Alanud on 3. päev, tähtis finaalide päev, kus selguvad võitjad. Ja, tervitused edasi antud. Ja, kus selguvad võitjad nii võrkpallis, köietõmbes kui käsnakala loopimises. Ja loomulikult selgub ka üldvõitja. Vahepeal võtke mantra, rahustage ennast. Nüüd olemegi pildis siirdunud võrkpalli finaali juurde. Tavavõrkpallist on kokkutuleku võrkpall erinev selle poolest, et kui tavavõrkpallis näeme mängijaid väljakul ringi tormas, hüppamas pallidel järgi, tegemas akrobaatilisi liikumisi, siis malevavõrkpall on alati stoiline, mängijad seisavad külma rahuga väljakul ega liigu tihtipeale paigast. Finaali on jõudnud Unipiha ja Rannarancho esimene ja sellest pallivahetusest võibki selguda võitja, tegemist on esimese matšpalliga. Ja Unipiha lööb palli auti ning võitjaks on Rannarancho 1. Oota minu lapsed. Ma olen olnud väga hea treener treeninglaagris, väga edukas, noored olid
usinad kaasategijad, poodiumikohad tulevad ikka. Kui mitte üldvõidus, siis spordis ikka, sest ega siin mõistuse piirkonnas ei peagi midagi olema. See ei ole üldse oluline. Võit! Jee! Aitäh! Lõppenud on 3. võistluspäeva esimene finaalala, milleks on võrkpall. Ja tänu võrkpallipunktidele on meil ka nüüd uus paremusjärjestus. Võrkpalli võitjad on siis Ranna Rancho esimene, teise koha saavutas Unipiha ning 3. oli Marjamaa 2. Üldjärjestus on aga järgmine. Juhib Juuru. Teist 3. kohta jagavad Vahessaare ja Pühajärve esimene. 4. kohal, neist mitte kaugel, on Sõmerpalu esimene 32 punktiga. Ja mõtlen, et selleks, et ikka nagu pinge kasvaks, siis sellel korral on nii, et on ka poolte vahetus, nii et teil on vaja 2 võitu. Otsustavad hetked on kätte jõudnud ka Käsna-Kala loopimisfinaalis. Selle ala finaali on jõudnud seekord Unipiha ja Pühajärve esimene. Mängitakse, nagu kohtunik ütles, 2 geimivõiduni. Püüdke see pall saad keskelt kinni. Püüa see pall keskelt kinni. Esimene geim läks edukalt Pühajärve ühejaks, kes väga osava kapteni viskega saavutas geimivõidu. Anna talle! Anna! Pidake see keskmine poiss välja. Üle. Anna talle! Käimas on teine geim ja seis on endiselt üsna võrdne. Väga raske on ennustada, kes väljub sellest mängust võitjana. Kuid nüüd peame siirduma pildis köie tõmbamise poolfinaalide juurde, sest on jõudnud ka seal kätte otsustavad hetked. Esimese tõmbe võidab Ranna Rancho esimene. Kiire pooltevahetus ja algab teine tõmbevoor. Nii. Jaani valmis? Jaa. Ranna Rancho valmis? Jaa. 3, 2, 1. Oleme teile võlgu veel Käsna-Kala loopimisfinaali tulemuse. Kuna siirdusime vahepeal otsepildis köie tõmbamise juurde, siis jäi finaal pooleli just kõige põnevamas osas, kus oli võistlus juhtimas veel Pühajärve 1. Finaali edasine käik oli soodsam Unipihale, kes võitis teise geimi ning oli ka parem otsustavas 3. geimis. Vaatame, kuidas need tulemused on mõjutanud järjestust üldparemustabelis. Näeme, et Pühajärve esimene on tõusnud 3. kohalt esimeseks. Teiseks on tõusnud Unipiha, kes on 3. päevaga teinud pead pööritava tõusu, tõustes 9. kohalt teiseks. Tundub, et Unipihale on rohkem meeltmööda spordivõistlused. 3. on langenud Juuru ning 4. Vahessaare. Nii, Rancho on valmis. Kuremaa on valmis. Tähelepanu, valmis olla. Ja olemegi jõudnud finaali juurde. Loodame, et kõigi võistlejate varustus vastab nõuetele ning proteste ei esitata. Kuremaa on valmis. Rancho on valmis. Tähelepanu, valmis olla. Teine koht on väga hea. Sport on võit. Käie vedu võit.
Kuid võitjatiimile ei anta kaua aega puhkamiseks. Nimelt on suurepärase tõmbamisvormi saavutanud ka rühmajuhid, kes nüüd tahavad superfinaalis alistada noored. Rühmajuhid on valmis. Rannarancho valmis. Kohtuniku üle peale. Esimene tõmbevoor on käimas ja vaatame, kumb siis peale jääb. Kas järeltulev põlvkond või vanad veteranid? Algus oli palju lubatud. Tugevamal hetkel rühmajuhid. Ja nii on, tundub, et võistlus on viigis. Kas tõesti noored on saanud võidu rühmajuhtidele? Paljudel kutt oli. 4 poissi. Ja kuna tegemist oli väikse reeglirikkumistega eelmises voorus, siis tuleb teine voor kordamisele. Kohtuniku vila peale. Ja selle võidavad taas rühmajuhid. Noor pealekasvav põlvkond andis küll vägeva võitluse, kuid võitjaks osutusid ikkagi veteranvõistlejad. Palju õnne! Vahepeal on kinnitatud ka köietõmbamise lõplik paremusjärjestus. Kõik tulemused jäid jõusse ja paremusjärjestus on järgmine. Võitja Rannarancho 1, teine Kuremaa ning kolmanda koha saavutasid Jaani lapsed. Üldises paremusjärjestuses köievedu muudatusi erilisi ei too, top 3 püsib samas järjestuses. Kindlasti on paljude jaoks, kes pole varem käinud maleva kokkutulekul küsimuseks, mis on siis see 8. ja otsustav ala maleva 8 võistluses. Selleks on tore traditsioon, mida tegelikult jälgitakse kõigi 3 päeva jooksul. See 3. ala on ühtsus. Vaatame, kes siis olid ühtsemad rühmad see aasta kokkutulekul. Ja sellega seoses on meil teada ka lõplik paremusjärjestus. Selleks on 6. Jaani, 5. Valgjärve 2, 4. Vahessaare, 3. Unipiha, 2. Juuru ning võitja ja selle aasta uus meister Pühajärve 1. Palju õnne neile, elagu! Ja nüüd annan oma sõnajärve edasi siit stuudiost alla platsile oma heale sõbrale Norbertile. Ole hea, Norbert! Norbert, sa oled eetris. Ait Raider. Ei, mis me veel on? Norbert, siin stuudio, sa oled eetris. Norbert, sa oled eetris. Norbert, eeter on sinu. Kas ta kuuleb? Eri läheb läbi. Home and away, just Seep, mees teab tema Seepi. Norbert, sa oled eetris. Mis me veel on? Õpilas malev 2013 parim rühm trompi kohal olev. Siiski, et ka tubli rühm. Kolmas koht, Unipiha! Ühe punktiga Unipihal napsas aga teise koha endale Habe Juuru! Ja sel aastal parim rühm on Pühajärve 1!
Linna jäi mulle naisa väike koerake, ega ma neid taga igasse. Koti pakitud on särgid, püksid, sokid, tõlvikud, mäljaviluks maisi tõlvikud. Sen saaks mõne pildid tehtud. Mina olin kõige rohkem ühe pildi peal.